Nädalavahetus on enda ja kallima jaoks. Lugupeetud naised, õhtuste ja öiste tegemiste juurde, eriti nädalavahetusel, käib ka see töö. Lasemegi meestel harjutamise mõttes kätt proovida. Et asi põnevamaks muuta, võtame aega ja teeme sellest tõelise võistluse. Esimesena astuvad võistlustulle noormehed, kelle jaoks rinnahoidja avamine on päris esimene kord. Või saa? Kas sa ei ole varem vist väga sihukest asjad pidanud tegema või? Ei. Nii kaua pusime, kui lahti saame. Kindlasti meenub mõnele siin oma enda humoorikas esimene koperdamine. Okei. Proovime edasi. 2.18 oli Sander sinu aeg. Ma õpin, ma olen koju, siis ma õpin edel. Paned padja ümber rinnahoidja ja õpid. Meie tegemisi tuleb uudistama päris suur rahvahulk. Oled sa varem avanud naise rinnahoidjaid? Kunagi. Mitte kunagi? Jah. No nii. Oota, ei tohi tõmmata. No, ma ei näe kuidagi see üldse avada. No, okei. Nagu nägite, Semjonil üldse katse ebaõnnestust, hakkas rapsima ja läks närvi. Jaa, ma läksin närvi, aga ma ei tea, miks ma... No hea küll, okei. Lool olen, jaa, lool. Ai, kurat, ei saa see teha. See on... Minu tüdrukud ei kannavad see üldse. Ei kannagi rinnahoidjaid. Indrek, tähelepanu, valmis olla, läks. Seda sujub praegu. Bombid tundmatuid piire. Indrek, sul läks 23 sekundit aega. Mis arvad, on see sinu meelest hea või halb tulemus? Piisavalt käib ka. Nüüd aga küsime naistelt, millised on nende meeldejäävamad elamused kobistajatega. Kas oleks piinlik, kui mees ei saa rinnahoidjat sul lahti? Jah, imelik. Ei ole eriti piinlik, minu arust... Aga naljakas ikka veidike? No natuke naljakas ja, aga piinlik ei ole. Ei, natuke kohmerdama, nii et ma aitasin teda. Piinlik ei ole, ma arvan. Ega ta ikka avamata ei jää, kui vaja on avada. Õige mees peab olema, kes neid näperdama läheb. Pusib tund aega ja ei saa lahti. No võt nii kaua ma tal küll pusida ei laseks. Nüüd palume aga juba kogenumatel asjatundjatel kätt proovida. Niimoodi kükitades? Yes! Okei. How many seconds? 4. Räägi, kui kaua sul on läinud varem aega? Nii kuni, 3-5 umbes nii. 3,5 sekundit, nii, palju sul läks? 5 sekundit? Jah. No pidasid sõnast kinni, nii läks. Kui palju sa oled varem rinnahoidjaid avanud? Palju suht? Kui vanalt sa alustasid oma sekseluna? No ei oska seda täpselt ütelda, mingi 16. 16 vana sa praegu olid? 18. Tähelepanu, valmis on läks, võid teha. 5 sekundit. Sükust asja kodus ka saab harjutada? Ikka saab. Läks. Sekund läks aega. Meie järjekordne rekordimees, 16-aastane Silver tegi seda 1 sekundiga. Võite, kuidas esimene kord oli? Kohmerdasid ka või kohmerdad? Kohmerdasin küll. Läks. 2 sekundit. 1 sekund oli veel sinust üks parem, aga 2 sekundit, okei. Teine koht ütleme nii. Et asja põnevamaks teha, laseme ka naistel kätt proovida. Palju aega läks? 6 sekundit läks aega? Jah. 4 sekundit. Nii, kaua läks? 5 sekundit. Kogenud naistel ei ole rinnahoidja avamine mingi mure. Lups ja valmis. Vaatame, kuidas on lood noorte tüdrukutega, kelle jaoks see on samuti esimene kord. Ei saagi lahti? No proovi veel, ära veel alla anna. Võtame, tõmbame hinge. No ei saa juba. Lõpetuseks proovib veebireporter Urmo ka ise sellel alal kätt. Tähelepanu, valmis olla, läks. Osa raisk. Tehtud, 15 sekundit. Ei ole mina just kõige kiirem, sükke nobe näeb, nagu näha sain noortelt poistelt pika puuga lutti. Kokkuvõtteks võib öelda,
et eks ta üks paras näpuharjutus ole, kuid see oskus hoiab elus ära nii mõnegi piinliku hetke. Nüüd aga õpetame, kuidas tõusta voodielust täiesti uuele tasemele. Näitame, kuidas avada hoidja vaid mõne sekundiga. Esiteks rinnahoidja avamiseks tuleb kasutada vasakut kätt. Nimetissõrm tuleb asetada sedasi. Nüüd tuleb pöialt ja nimetissõrme kokku suruda ja haak tulebki vupsti lahti.